Tervist! Täna külastame Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogia Siirde Keskust, vestleme Marius Kuningasega ja uurime, kuidas areneb Eesti IO seadus Justiitsministeeriumis ja räägime ka nende poolt välja antud uuest õpikust. Head vaatamist! Kuna intellektuaalomandi osatähtsus on Eesti majandusarengus jätkuvalt tõusev teema, siis oleme tulnud siia Intellektuaalomandi Tehnoloogia Siirde Keskusesse ja vestleme juhataja härra Marius Kuningasega. Tervist, Marius! Tere, Leo! Räägi siis, kuidas teie keskus on alguse saanud ja kuidas te siia olete jõudnud? No tegelikult on meil päris pikk ajalugu, kuigi keskus kui selline loodi 2 aastat tagasi, siis Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogia Siirde Keskus on tegelikult loodud endise riigiasutuse Patendiinfokeskuse baasil. Aga kuna Patendiinfokeskusel puudus otseselt regulatiivne või täidesaate funktsioon, siis otsustasime teha MTÜ, mis oluliselt avardab selle ettevõtte või organisatsiooni võimekust erinevaid projekte ellu viia. Ma mäletan, kui ma esimest korda teid külastasin, et te olete Olevimägi vanalinnas kuskil ja seal kaua te olite, millal te siia jõudsite? Siia me kolisime nüüdseks juba peaaegu 2,5 aastat tagasi. Ja põhjuseks on väga lihtne, et kuna meie enamik kliente on tehnoloogiamahuka ettevõtlusega tegelevad organisatsioonid, ettevõtted, siis ja nad tavaliselt koonduvad sellistesse tehnoparkidesse, nagu meil on Tehnopol teadusparkidesse, siis me oleme lihtsalt klientidele lähemal. Kes siis on teie tänased kliendid ja milliseid teenuseid te osutate? No meie teenuste amploa on nüüd tunduvalt laiem kui varem. Et varem me tegelesime ainult tööstusomandiga, nüüd me tegeleme tegelikult terve intellektuaalomandi valdkonnaga ja ka tehnoloogia siirdega. Et lõviosa moodustavad Eesti innovaatilised väikeettevõtted, suurettevõtteid meil väga ei ole, sellepärast et neil on endal majasisene võimekus olemas. Siis on meil klientideks ülikoolid ja iga aasta üha rohkem on ka meie tegevuste vastu huvi tundnud välisettevõtted ja nende hulgas ka suurkorporatsioonid. Ma tean, hiljuti selle aasta alguses just andsite välja intellektuaalomandi õppematerjali. Kas selle tegite ka oma kulukirjadega või toetas riik? See on meie kulu ja kirjadega välja antud. Ja siin autorid on ka samuti meie enda head töötajad ja kolleegid. Miks te seda tegite? Eestis intellektuaalomandi kohta tegelikult inimesed teavad suhteliselt vähe. Et teatakse küll autoriõigusi, mis on viimasel ajal olulisemad olnud, aga tegelikult näiteks mida endast patent kujutab, seda ikkagi väga paljud ei tea. Ja üks meie ülesandeid on ka avalikkuse teadlikkuse suurendamine intellektuaalomandi valdkonnas. Ja viimastel aastatel ei ole olnud ühtegi uut värsket materjali avaldatud, ja siis me otsustasime selle välja anda. Ja nüüd, kui meil uued tööstusomandi ja autoriõiguse seadustikud jõustuvad, siis me saame seda siis ka vastavalt täiendada. Aga ta on piisavalt üldiselt kirjutatud, et ta ei lähe väga detailidesse ja ta ei kajasta nüüd detailides olemasoleva seadusandluse erinevaid paragrahve. Kas see õpik jõuab ka koolidesse? Ja, me oleme praegu seda levitanud raamatukogudesse ja meil on päris hea koostöö erinevate koolide ja junior achievementiga, et me jagame seda ka koolides õpilastele. Sa mainisid, et intellektuaalomandi teadlikkus ei ole eriti kõrge ja seetõttu seda tööd ka teete. Kuidas on lood lisandväärtuse loomisega Eestis ja mis sa arvad, mida võiks teha, et seda parandada? No lisandväärtuse loomine ettevõtete seisukohalt, kui me räägime nüüd tehnoloogiamahukast ettevõtlusest, siis meil ei ole selliseid ettevõtteid väga palju.
ja noh, kui me räägime intellektuaalomandist, siis siinkohal mida on lihtne uurida, on kõiki neid ettevõtteid, kes on otseselt seotud tööstusomandiga, sest tööstusomand on registreeritud. Samas on meil väga tugev infotehnoloogia sektor, kus eeskätt nende toodang on kaitstud autoriõigusega, mis Eestis on hästi reguleeritud, aga meil ei ole kohustust autoriõigusi kuidagi kaitsta. Et need tekivad iseenesest peale teose loomist. Ehk siis, kui me räägime nüüd patentidest ja suure patendiportfelliga ettevõtetest, siis need, kes on ka väljaspool Eestit oma tooteid patendiga kaitsnud, siis neid on meil umbes 200 ettevõtte ringis, kaasa arvatud ülikoolid ja tehnoloogia arenduskeskused. Te olete välja andnud ka oma kalendreid ja 2013 andsite välja sükse mõnusa leiutistega, vanade Eesti leiutistega kalendri ja eelmine aasta, mis teil oli? Eelmine aasta olid meil vanad kaubamärgid, nii patentide kui kaubamärkide osas on meil olemas andmebaas. Nüüd patentide osas küll ainult register ja osaliselt on olemas ka siis need patendikirjeldused olemas. Kaubamärkide osas on olemas täielik Eesti esimese vabariigi aegne register, kus on ka kõik need visuaalsed kujutised olemas. Samas me loodame nüüd lähiaastatel ka selle esimese Eesti vabariigi aegse patendi andmebaasi lõpetada, et meil on olemas täielik ülevaade nendest kunagi kaitstud patentidest. Aga jah, 2013 me andsime välja sellise väikse valiku põnevamatest patentidest, mis 1920–40 on välja antud. Aga ütle, Maarjus, kus kohast teie kohta infot võib leida? No loomulikult meie kodulehekülje pealt eitk.ee, samuti on meie käsutuses ka portaalid autor.ee ja intellektuaalomand.ee ning Facebook. Ja me oleme alati kohal ka suurematel ettevõtlusüritustel. Selge, täname veel kord vastu võtmast. Aitäh!